nüüd on siuke lugu, et mingi Muhu üritus on. Kästi kaasa võtta väike pagas, sest ruumi on vähe, tool, mille peal istuda ja kohe varsti on start. Aga tegemist ei ole mitte Muhumaaga ega ma ei tea millega, vaid tegemist on siukse aparaadiga. Maante Muhuga. Tere hommi! Nii, ma ei tea, kuidagi ma pean ennast siia ära pakkima. Käru on päris suur, sinna ma vist oma asjadega kõik ei mahu, aga just, et mullivee jaoks peab ka ruumi jääma. Aga no vaatame, vastab hakkama. Ja point on siis see, et Riias on see siis sapikate kokkutulek ja Eesti Muhu klubi läheb ka sinna ja mul õnnestus ka siis rommiga küüti saada. Võt, nii, juba tehakse mind paljaks minu varast. Võt, aga ma ei tea, proovime kohe varsti, kuidas ma siia sisse mahun ja nagu näete, siis riietus on meil vastav, mitte sellepärast, et ütleme siis nii, et teistpidi, et sellel on praktiline väärtus selle mõttes, et selle auto jahutus töötab niimoodi, kui see aken siit keerata tagurpidi ja lasta õhul sisse puhutada. Et siin ei ole konditsioneeri. Ja täna hakkab Eestis ja Lätis ka suht kuumalaine, et homme lubati 31 kraadi, nii et ma arvan, et meil saab olema päris mõnus siin 780-ga sõita Riiga. Aga elu on seiklus ja tegelikult ei ole häda midagi, sest meie vanemad on sellest ajast pärit, kui siukest autodega sõideti ja nüüd siis proovime ise ka ära, kuidas nendega siis pikemat otsa ettevõtt on. Opa! Siin ei ole turvaveid. Turvaveid ei ole. No, nii. Läksime. Pane tümpsu ka. Sul on hea tümps pandud. Ja auto on veits tuunitud. Tahad? See on veid tuunitud auto ja pärast vaatame ka, mis siin tuunitud on. Ära räägi, ma arvan, seda vile on see, et kui ma ükskord sealt tagasi jõuame, siis kõrvad pinisevad ka peas. Siin 5 aastat tagasi Lõuna-Eesti tripil käisime, vanade autode sõidul. Siis koju tulek oli niimoodi, et ma veel öösel ka kuulsin, kõrvad panid. Aga noh, jah. Ei, no ei hullu. Tuleb minna. Oota, ma kohe vaatame. 70 kilti tunnis on kiirus. Palju meil Pärnus on, 2 tundi sõidame sinna. Vahepeal teeme mingi peatuse ka äkki. Me ei sõida ikka tavaautoga. 2 tundi ma... Okei, 2,5 tundi. 2,5 tundi, jah. Millal sa viimati 70-ga Pärnusse sõitsid? Ei ole äkki. Üks asi Pärnusse, teine asi me peame Riiga ju minema. Oo jah. Ei. Praegust me veel naerame selles reisi alguses. Vaatame, mis näod me reisi lõpus on. No hetkel on suht hea jah, et väljas ei ole veel 30 kraadi. Saab siin natukene tuulega mängida ja kui ma akna lahti teeme, praegu panin kinni, et võib-olla häält on natuke kuulda, aga ma ei tea, kas pärast vaatame. Aga kui ma akna lahti teeme, siis ma saan käe ka välja panna, siis on nagu parem. Siis võib õlad koos istuma. Põhimõtteliselt praegu on siuke tunne nagu just üks Defendris ainult teisel pool. Just nagu Defendris. Aga ei ole hullu selle mõttes, et noh, esimesed 5 kilti oleme sõitnud, et oleme elus ja ma arvan, et respekt meie vanematele, kes mõned tegid ikka väga pikki otsi sellega iga päev. Müts maha nende. Päris hull. Ei, väga. Võt, aga nüüd kulgeme nii kaua, kui tuleb tehniline peatus või jõuame Pärnusse. Seal tuleb meie kampa veel seikleid.
nii, väike peatus. Kellegi läks midagi rikki, et ootame järgi, saab korda. Oleme siis Engel, 1,5 tundi oleme Tallinnas sõitnud, et tänapäeva moodsa autoga oleks vist juba kohale jõudnud Pärnusse, aga meil läheb veel aega. Et ei ole hullu midagi. Selge on natuke kangeks, jalasirutused on mõnusad. Et 70-ga tippkiirus vist oli 73 praegu, et saame hakkama, ei ole hullu midagi. Tasapisi, tark ja torme, nagu öeldakse, et aeg on, sellepärast saigi hommikul vara tulema hakata, et õhtul jõuaks Riiga kohale. et mõtlen, et autos saaks ka mingit juttu teha, aga tegelikult see mürin on päris suur, et sellest ei tule midagi välja, et aga ei ole hullu midagi, et vaatame jooksvalt. Homme on päeva läbi aega Riia automuuseumi ees, siis sinna tulevad teised mujalt riikidest ka kohale ja siis saab rohkem jutustada nendest autodest ja kütusekuludest ja muudest asjadest. Et täna on niisugune sõidupäev ja jalasirutuspäev. Nii, Pärnus. Nüüd ühineb meiega veel sapakaid. Keegi oli juba natuke nööri otsas. Ma arvan, et meil hullu ole. Ja siis lähme Läti poole edasi. Et siin on nüüd 0,5 tundi kogunemispausi ja jalasirutuspausi. Juba korras? Ma annan enda oma proovida. Igal mehel on üles. Ära veel keeras. Nii, peamasina käivitus. Opa, pentsu lendas siit. Peeter pump kütta. Membraan. Ma annan sulle teise pumba ja... Meil on membraan. Küllar ennab pumba, siis annab... Siuke mõnus kokkuhoidev klubi, kes teeb ühe jupi, kes teeb teise jupi ja ongi kõik tipp-topp. Kohe saab korda ja siis on paus läbi ja tundub, et kõik on kohal ka, nii et siis on kohe start edasi. Mida teha, kui jõuda Lätti? Tuleb osta limonaad, siis Lätis on limonaad soodsam. Vähemalt nii nad räägivad, läheme vaatama. Esimene Läti peatus meil siis. Ja siit edasi on meil siis Riiga vaja minna ja vahepeal ilmselt tuleb teha veel mingi peatus, sest et vajab natuke liigutamist, kui selles autos pikalt istuda. Mina sain oma limonaadi kätte. Siuke kali, Guinness on nimeks. Kui Eestis on see poes paar sent alla 3 euri, siis siin oli see €50, nii et väga hea kali. Mulle see meeldib. Ja jahaga natukene, et nüüd on veel hunnik kilomeetrid Riiga sõita. Nii, esimene tankimispeatus. Nüüd saab teada, mis kütusekulu on. Kommi pani uue kütuse näidikusüsteemi, aga millegipärast näitab, et ainult veerad paak on läinud. Et kohe saame täpselt teada. 4 lihtsalt kohe, 4 mikkel. Ole põrsetki. Ma praegu mõtlen ka, et tegelikult on vähem veel tõstnud, aga vaata, ma praegu nüüd koorelt ka, ei saab pidi peal.
bensiinikates oli joppu. Hääletaja ka 200 kilo. Kiire arvutus näitab, et umbes 5,5 liitrit 100-le. Päris uskumatu. Et mina oleks arvanud ikkagi mingi 8 minimaalselt, aga käru järgi sill katusel hääletaja ballastiks peal. Minu meelest päris hea tulemus. Et olen päriselt üllatunud. Aga ütleme nii, et me ei ole veel Riias, aga see nii pikka sõitu Riiga ei ole mul elus varem meil olnud. Et mis see kell on? Kell saab 4 kohe, kell 10 läbi natuke alustasime. 6 tundi ja laagri Maxi Marketist ei ole veel Riiga jõudnud. Et natuke on veel minna. Nii, kohal, kaua aega läks, kell 10 hakkasime tulema, kell on 17, 14, 10 läbi natuke hakkasime tulema. Ehk 7 tundi laagrist siia kuhugi Riia kesklinna. Nüüd sätime ennast sisse ja siis on vaba kava, et vaatame, veedame kuskil siin õhtu ära. Kas siin hotelli ees või taga või kuskil muru peal või vaatame jooksvalt, et mingit väga sükast plaani ei ole. Jess. Siuke värk. Siuke tuva. Ja telefon on. Sa telist seda koju. Ristada. Päris hea vaade on. Construction site. Siin hakkavad hommikul puurima kindlasti. Vaiasid maa sisse. Ei, sõit oli äge, aga väsitav. Ütleme ise, et Riiast kaugune hetkel küll ei läheks. Aga ei, tehnika pidas vastu. Eks mõned pollid on lahti, ma juba kuulsin juba, et summuti midagi kõlises seal ja võib-olla ka osti kolte tuleb vähe väänata, aga tehnika on korras vähemalt. Nii et homme jälle. Tuli õhtust sööma. Ütleme nii, et menüü on väga mitme leheküljega. Salatid, supid, hästi palju pitsasid, steigid, 29 € näiteks. Mingi salatid on siin 12 ja supid on 8,5 ja mina leidsin oma lemmikasja siit, lasagne, maksab 15 raha, nii et ma arvan, et kui ma mujal riikides hotellidesse väga sööma ei kipu minema, siis Lätis ma julgen seda teha küll, et ei ole hindadel väga hullu midagi. Kindlasti tänava peal saaks odavamalt, aga ütleme nii, et see 7 tundi sõit Muhuga Tallinnast siia on umbes nagu 7 tundi propellerlennukiga lennata, et olen päris väsinud. et täna ei viitsi jalutada. Võt, nüüd on nii. Thank you. See näeb päris hea välja. See pitsa näeb ka päris hea välja. Juba suur on. Mõtlesin väiksema. Rummile ja ruumi. Kuidas liha on? Liha on jah, aga peaks rohkem olla. Alati. Ja Peale vastu. liha pole kunagi liiast meeste rahvale jaoks. Ja pitsat pannakse topelt. Et on küll hea, aga süüa ei ole millegiga. Aitäh. Ei noh, thank you. Kohalikus võrgeris on thank you. Et ikka kui head isu ja kui enne näe, siis homme jälle 8.30 on start ja 7 saab hommikust. Ütleme nii, et Guatemalas oli parem lasagne, aga see on ka väga hea. Tere hommikust! Täna siis laupäev. Peagi stardime sinna Riia moto- või automuuseumi juurde, kus siis toimub see rahvusvaheline muhkude sapakate üritus. Siin veel viimast lifti saavad autod öine tolm pealt maha. Ja siis vaatame, mis see programm seal ees ootab, aga keegi täpselt ei tea midagi. Lätlased ei ole väga palju infot jaganud, midagi pidi toimuma, aga keegi ei tea mis, et vaatame mis koha pealt. Hommikusek hotellis oli nagu ikka.
normaalses hotellis on, et sai kõhu täis ja temperatuuri lubas täna ka 30 ligi, et vaatame, mis olukord seal on ja kaua me seal praeme, et hea on see, et pidi kindlasti saama ka muuseumit külastada soodushinnaga, et pidi olema äge. Mina vist ei ole seal käinud, ma ei tea ka, nii palju neid läbi käinud erinevates riikides, et enne ei mäleta, kui kohale jõuab, et aga vaatame jooksvalt. Kohal, paigas, manööverdasime siin natukene, et nüüd on pool tundi veel aega, enne kui rahvas tuleb siin veel aparaadid laekuvaid ja panevad ennast paika, aga selles mõttes juba on näha, et see rivi on siin päris suur ja igasuguseid huvitavaid tuuninguid ja värke on siin, et ootame, kui pihta hakkab ja kõik kohale jõuavad, siis teeme väikse tuuri ka, vaatame, kus need ägedamad värgid on. Kuna Rommi on siin saanud juba kohalikuks kuulsuseks ja kõik käivad ja uudistavad põhiliselt mootorid, mis siin on, siis ei Rommi muud üle, kui nüüd rääkida meile ka, mis ta siin autos siis kõik teinud on ja mis mootor see tegelikult siin peal on. Mis ma sellest rääkida oskan? Tegelikult ega enamus on siin originaal, käigukast on originaal, siis mootori vahetus sai sellepärast ette võetud, et kuna see originaal Muhu mootorna, see ei kannata mingit kriitikat ja kui tahad mingid vahemaid nautida ja nagu siia sõidud oli näha, siis juba Pärnus käis juba julme remont, et siis saigi see otsus vastu võetud, sai Fetsa 27 mootor pandud, mis on vesijahutusega, siis Transiti jagaja sai veits lühemaks treitud, et oleks elektronsüüde. No ja muidugi kõige parem lugu on selle paisupaagiga ja radiaatoriga. Radiaator on ka käsitöö nullist, kuna alguses sai kasutatud Moskvitsi radiaatorit. No see oli ka, teate ise seda vene värki, see on nagu ligadi-logadi kogu aeg lekkis, ei uus, vana, siis lõpuks loobusin, tegin ise radika, mis ka nüüd reaalselt peab ka vedelikku kinni. Ja paisupaak, see on nüüd tehtud ühest, mõtlesin, no kus ma saan Muhule nii väikse paisupaagi. Käisin metallihunnikus, vaatasin, alumiinium toru, sobib. Siis leidsin kõrvalt Volkswagen plokikaal, ma olen ülikork. Saagasin maha, läks treipinki, keevisin kokku ja nagu päris, nagu originaal. Ja ega siin mootori pooled, ma olen mootori käis muidugi laua peal juppideks, kõik uued jupid siis ja ega siin mootori poolt muud ei ole tehtud. Summuti on täielikult nullist ise tehtud, et siin ei ole nagu, siin ma käisingi summuti abis, tänud neile. Käisin lihtsalt nii väikest summuti pütti ei ole olemas, kõigil on niuksed ju ja Muhu sisse ei mahuta ja midagi. Ja ega siit poolt ma ei oska teile muud öelda, et sõidab nagu lennub. Järelaagis on siis, tegelikult on ta Vosoodi tehases valmistada töölistele, mõtlesid teevad töölisklassile M-i järelaagise ja selle nimetus on Enott. Aga ma kuskilt ajaloo sealt lugesin välja, et see tehti vist mingi paar aastat ja siis vaadati, et see aagis tegelikult ei toimi, et see aagis on väike, küll ilus äge, aga praktiliselt on täiesti null. Ja siis sai siin vanavara laadat leitud ja täiesti Eesti registrisse arvele ja muidugi eks nendest asjadest veel pikalt rääkida, sellest argi teemast ja see arvele võtmine, siin on juttu jätkub pikalt, aga lähme autoga edasi. Lähme ette otsa, ma näitan ette otsa ka siis kohe. One moment. Eesotsas on siis, esiots on tegelikult originaal. Kütuspaak on originaal, see oli kas 22 liitrit või oli 25, ma olen kogu aeg nii vahepeal sassis. Tagavararatas, ega siin tegelikult on täna kaasas meil grill kokku pandav ja auto aku asub siin all maetud peidus. Ega siia pagassi tegelikult rohkem midagi mahugi, kuna lihtsalt Muhus muusikat ei ole ja sai see kõlari siis istutatud siia taha, et seda saad siis igal pool kaasas kanda. Kas võtad välja või kuulad autos läbi Bluetoothi. Ja ega siit eestpoolt ei olegi, siin on ka tegelikult tuled, juhtmesari ja see on kõik originaal. Peeglid on mul ka tehtud mingi vene auto peeglitest, ma kodus istutasin ise need kuidagi kokku, et ma pigem ajasin seda välimust stiili taga. Ja lähme sisse siis.
nii, sellel autol siis tegelikult algselt oli see üldse ilmaversioon. Tänu sellele on siin veel alles jätnud, need ma jätsin alles lihtsalt efekti pärast. On käsikaas, siin olid ka tegelikult sidurid ja pidurid, aga nendega on oma lugu, kui ma selle kunagi sain, siis ma alguses need küljes ei olnud, ma keerasin need külge, mõtlesin, ma proovin järgi, et mis tunne see on siis sõita selle ilmaversiooniga. Aga nii oma kodu juures esimese proovis koha pealt ära mineku tegin, ma nägin, et see maja sein tuleb nii kiiresti vastu ja mul selle seisma jäämisega oli niuke häda, et siis ma mõtlesin, et kõik sellega lõppes see ilmaversioon. Ja ega siin autost lähemalt, ega siin selle autol on õnneks hästi vähe lisasid. On klaasipesu prits, nuppudest on 3 tükki, on kojamehed, kojamehel on 2 astet, ei ole 1, 2 astet. Siis on parktuled ja lähituled ja suunatuled. Ja ega siin pirnikestest on ka tegelikult on õlituli ja akutuli ainult. Ega ei ole, siin on kellade plokis on taustavalgustus ka, valetsin, siin on veel valgustus. Ja mis siin veel lisadest on, selle ma leisasin ise, tegelikult originaalis on selle nupu all käib nendel pagasnikus bensiini pealt see salongi soojendi. Aga ma vanal autol proovisin selle kütuse soojendi järgi ja mõõtsin temperatuuri, mis siit läbi tunneli nüüd siia auto ette otsevis. Ja see oli 160 kraadi, siis ma sain aru, et see asi lõpeb ainult leegiga, et mille pärast need vanasti need sapikad kogu aeg põlesid, oligi selle sama bensusoojenduse pärast. Aga mina olen selle nupu alla teinud ühe vahva asja. See on pagasnikus. Vat. Ja ega siit seest poolt ma olen ise üritanud teda kõik originaalina hoida ja muidugi teine asi, mis ma siin ära muutsin, oli sisustus. Kuna selle Muhu istmed, ma ei oskagi öelda, see on taburet on hästi öeldud, aga seal on kogu aeg tunned neid teraate asju, et ma lasin käsitööna tehti mulle uued istmekatted pluss pandi veel pehmendust asju juurde, et oleks natukenegi mugavam sõita, aga see siia sõit näitas, et okei, nad võivad mugavad olla, aga ega sa siin autos ikkagi mugavalt ei sõida ja arvutasime teevalt, ega Saksamaale küll sihukese aparaadiga ei sõidaks. Ma ei tea, mis siis peab juhtuma. Ja ega siin muud ei olegi rääkida, ma võin sellest ülesse sai tehtud jälle üks panipaik, kus saad asju kaasas vedada ja see on ka tegelikult Sapika 968 katuseraam oli see minu teada ja see on ka lõigatud 20 senti lühemaks ja samamoodi jalad lühemaks tehtud, et ta sobitub selle autoga kokku. Et oleks asju kuskil vedada, kuna sellel autol pagasnik puudub. Aplausi jums pašiem! So this was a heartfelt welcome from the director of the Riga Motor Museum, Mr. August Schmitz, who in particular said that this might not be the biggest car event held here, but this is most definitely the biggest single make car event that's ever been held here. And apart from small technical difficulties, and apart from maybe one car breaking down on the way, and despite the heat that is particularly strong today, all of the cars have made it, and it is in itself a big celebration. Please enjoy the day, enjoy the cars, and enjoy Riga Motor Museum. Thank you. So, ladies and gentlemen, this is Intars, the king of Zaz in Latvia, and he wanted to welcome you and to tell you how the idea of the event first started. So he was making his way to Romania on a Zaz car, as one does, making his way over 4,000 kilometers. And when he posted some of his adventures online on Facebook, a Hungarian contacted him and asked him whether he wanted to make a small round trip of 1,000 kilometers to come and meet him. And that's where the idea that an international event where owners of Zaz cars could come together was first born.
Tad jau, protams, vajadzēja atrast to turpinājumu. Once the idea was born, it was time to implement it, and Inters went ahead and met with Mr. Agus Šmits, who we just saw on the stage, the director of the Riga Motor Museum, as well as Valds, who is the head of the Antique Car Club of Latvia. And both of them agreed and said that with Inters, this is actually possible. So, one thing led to another, and here we are. Altogether, almost 130 cars are on the track today. Sveiki Latvia, tere eestlased, hello to everybody from all over Europe. I would have never guessed that I will drive with a ZAZ car to Riga. Although I did drive with a Moskvich car to Vilnius, so it shouldn't surprise me anymore, but it's still. Inters, thank you for having the dream. Thank you for inviting all of us. And from Estonian ZAZ owners, we would like to give you a clock that will count the time until the second reunion of ZAZ cars and some Estonian things in the gift bag. So thank you for organizing. Tātad no Igaunijas delegācijas paldies Interam par organizēšanu, tiek uzdāvināts īpašs pulkstenis, kas skaitīs laiku līdz nākamajam salidojumam. This is the earliest model of Zaporozhye. It's 965. What makes it extra special are the extra lights in front and some extra elements in the back that I didn't quite catch. So what makes this car special? ZAZ 965 were made from 1960 to 1969, but the manufacturing standards differed from one year to another. So what makes this car a rarity is the red star on the hood and the chrome lining along the side, which indicates that it was an export model. Again, this car is special due to the chrome lining and due to the year. And an extra addition to the car is the chrome mirror on the left side. If anyone has a chrome mirror that you can see right here on the ramp, Inters would like to buy it from you. Thank you. So this car is special because it has an external gas tank. The ears on the sides are elongated, and the ears also have extra protection in the form of some added metal, probably as a protection against birds. As you are well aware, these cars are quite unique and quite rare. This was a special gift from Ukraine and France to Inters. This car is rare. There are only 2 of these in the European Union. It was made initially as a service vehicle in the ZAZ factory in order to haul parts around so that they wouldn't have to buy anything from the outside. But the practicalities and practical reasoning behind this car is questionable. So this is a was Amphibia ZAZ was 967M. It was made for military and evacuation uses and medical help as well. Its off-road capabilities are off the charts because you can actually use it on water as well. And the owner mentioned that the main reason he was able to finish the reconstruction is this event right here, because Inters gave him a heads up 2 years earlier that this needs to be done, and so he did it. A round of applause, a truly unique car. Jā, tātad tā ir amfībija. Es nezinu, cik droši ar viņu ir braukt, es nostāstu daudz dzirdējis. Galvenais nosacījums ir tāds, ka nevajag braukt straujā nogāzē ārā tieši. Tad piesmeļoties aizmuguru, viņš nogāz. Seisab vana seebikarp, värv on maha kulunud. Rooster ronib ukse alt, aga süda töötab veel. Isa keeras võtid klõps, lapsed naersid tagaistmel. Bensu lõhn ja õlipleks, masin teadis teed. Kui ta köides ärkas, kogu tänav vaatas järgi. Ei ta palunud palju, ainult veidi usku veel. Zaporozhets veab mind läbi tolmu.
vana sapakas sõidab otse südamesse. Linnaserval heinaküünis, kohvikruus ja mutrivõti. Isa sõber andis nõu, kuidas süüdet timmida. Ukse küljes kriimudistme peal on päikseplekid. Iga mõlk on nagu märk, et ta on siin ära teeninud. Kui ta köhides ärkas, kogu tänav vaatas järgi. Ei ta palunud palju, ainult veidi usku veel. Saporosets, Saporosets veab mind läbi tolmu. Saporosets, Saporosets vana, aga kullast. Veab mind läbi tolmu. Vana sapakas sõidab otse südamesse. Las noored vaatavad pilti. Meie teame, mis see tähendas, kui teed olid auklikud ja päevad olid pikad. Ta ei lubanud imesid, ta lihtsalt viis meid edasi. Väike, visa ja uhke, nagu roostes nael. Saporosets, Saporosets veab mind läbi toimu. Saporosets, Saporosets vana, aga kullast. Veab mind läbi tolmu. Vana sapakas sõidab otse südamesse. Otse südamesse. Elagu Ukraina! Nii, käivitame mootorid. Ei lähe. Läks. Ei läinud. Läks. Ei lähe. Aku tühi. Läks. Nüüd on ringrajale minek. Teeme siis selle tiiru ära. Meil pidi väga täpne rajaaeg olema, nii et katsume mitte aeglaselt sõita. Ja esimesed hakkasid liikuma. Siuksele ringrajale saada veel Muhuga meil, selle peale küll ei oleks tulnud. Ei, väga kõva kogemus jälle. Ma arvan, et oma nende maasturitega see siia lähedale ka isegi mitte. Ja malka autodega. Äge. Teistmoodi elamus. Ja muidugi see, vaata seda ei saa sõnalisse edasi anda, aga minna. See hais, mis see rajal on, see on nii tappel, see on nii vene hais, et aga noh, elame üle. Ringrajal käidud, nüüd läheme vaatame, mis muuseumis jääd on. Et meil on tasuta sissepääs tänu sellele käevõrule, nii et miks mitte. See on üks auto, mis mulle väga meeldib. Packard, siuke mõjus suur pika ninaga, väga äge. Kui mul oleks võimalus, siis ma sõidaks sellega iga aasta ühe korra õlle järgi.
kas või Lätti, vahet ei ole. Väga äge auto, mulle hullult meeldib see. Sellise bussiga sõitsin mina ka kunagi kooli. Vot, lapsepõlv tuleb meelde. Muuseum oli täitsa äge. Noh, pildi pealt ei näe seda, või polnudki seda, mis nagu tegelikult, kui seal uudistad ja vaatad ümber autode. Et mis mulle väga meeldib, on see ajalugu näha, kuidas kunagi olid ägedad, mõnusad suured autod, siis muutusid nad hästi tibotillukesteks. Ja siis hakati tegema niisuguseid vahepealseid autosid, nagu meil täna umbes on. Aga poiss tahtsin, et ma talle mingi kingituse kaasa tooks. Ma mõtlesin, et kust mul seda kõige parem ikka ostan, kui mitte siit muuseumist. Sest et täna õhtul on vaba kava ja homme hakkame kodu poole sõitma, et siis jää midagi põnevat enam tee peale. Siis ostsin talle siukse Transformer Defenderi. Et muidu nagu Defenderi mudel, aga tahab siis Transformeriks teha ka. Et ma usun, et talle äkki meeldib see. Ineost küll ei olnud kahjuks. Ineos on liiga uus auto, sellest veel ei tehta mänguasju ja mudelid, aga küll tuleb. Nii kaua tuleb Defender kleppida, mis on ka väga äge. Nii, paar tundi mööda läinud ja nüüd sõidame sinna autasustamisele lähemale. Loodame, et Rommi äkki saab ka mingi publikaubine või midagi, kui räägiti midagi diplomitest. Et see viimane paar tundi ootamist siin sooja kuumalaine käes ei olnudki kõige hullem. Natuke kaua läks seda aega mul midagi, et hea oli see, et metsavari tekkis meie poole ja sai vilus istuda. Et hommikul ma tegelikult kadastasin neid, kes siin ääres olid, siis nendel oli puuvari. Aga tegelikult ma arvan, et meil läks paremini, et hommikul kannatasid ära ja siis kui juba väsinud olid, siis said ilusti jahedas värvis istuda. Vot, aga lähme vaatame siis, kes auhinnad keegi kuskil saab ja tähistame, aplodeerime ja elame neile kaasa. So, and the participants vote for most stylish crew. The winner is crew number 27, Rommi Sulg. I can see why they won. Inferior. Nii, ametlik osa läbi. Mis tunne on diplom saada? Tasus ootamist või? Me lootsime ikka korterit saada Riia kesklinnas, aga... Ühesõnaga nüüd läheme sööma, siis lõuna jäi vahele ja siis on vaba kava ja homme hakkame koduteele minema, nii et siis on nii.